Nüüd kui 2018 on selja taga, siis oleks võib-olla hea aeg vaadata tagasi kõigele, mis toimus sel aastal. Mis oli head, mis oli halba, mis oli nagu täiesti pass. Ma ei ole kindel, kuidas see video nagu välja kujuneb, võib-olla lähme lihtsalt kategooriade kaupa. Asjad nagu mingi filmid, mängud, muusika, kuidas mul endal elus läinud on. Võib-olla see on asi, mida te tegelikult mu kohta ei tea, on see, kui väga ma armastan filme. Filmide vaatamine ja tegemine ja filmides üldiselt on üks mu kõige suuremaid hobisid. Ja oi, kui palju filme ma see aasta vaatasin. Aga samas ma olen ka räme Marveli fanboy, nii et ilmselt parim film see aasta oli Infinity War. Ja kui sa mõtled hetkeks, kui väga see reaalselt mulle tähendas, 10 aastat MCU-d, 18 filme, mis kõik lead up'isid selle Infinity War jaoks. Ja mis kõige parem, see oli reaalselt hea. Ma isiklikult väga nautisin seda. Võib-olla veel filmid nagu Ready Player One, Love, Simon, A Star is Born, need olid päris head. Halbade filmide poolest ma tavaliselt üritan nagu hoiduda neist. The Meg. See oli tegelikult päris kohutav. Ja Slenderman. Ja, mängude poolest... fuck, ma ei mõelnud väga läbi seda videot, aga asi on selles, et ma lihtsalt ei mängi väga enam mänge. Kõik need inimesed, kes on nagu mängi seda või mängi toda või et miks sa mängunurgal enam videoid ei tee. Ma ei tea, mis selle aastaga juhtus. Võib-olla ma lihtsalt kasvasin suureks. Mängud lihtsalt ei kõneta mind nii väga. Kuigi, no tegelikult Smash Bros. Ultimate tuli välja nii, et ja Pokemon Let's Go Pikachu, nagu holy fuck. Need mängud on tõesti head. Ma olen lihtsalt nagu päevi raisanud neid mängides viimasel ajal. Muusika poolest, ma arvan, et mu lemmiklaul see aasta oli George Ezra Shotgun. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Kõige sitem laul oli ilmselt, ma ei tea, Pael. Kõige selle poolest oli minu arust 2018 väga hea aasta. Kõigile meeldib naljatada, et iga aastaga aina halvemaks ja halvemaks läheb, aga ma küll nii ei ütleks. Nagu see pole midagi võrreldes sellega, mis kõik siin toimunud on. Mis nagu YouTube'is ja minu eluga toimunud on. Aasta algul peale mitmekust pausi YouTube'ist ma võtsin selle sammu tagasi, et hinge tõmmata. Ma tahtsin järele mõelda kõigile, mida ma teinud olen, mida ma teen ja mida ma teha tahan. Ning ma hakkasin Mängunurga kanalil katsetama või teistsugusemaid videoid, mis nagu näha rahvale väga meeldisid. Enne suve ma tegin selle hüppe Mängunurga kanalilt enda kanalile. Tol hetkel ma ei olnud üldse kindel, kas see hea idee on, aga noh, tundub, et ikka oli. Videotega nagu kuidas teha lima ja teestlen Tinderis tüdrukuks olemist, mis nagu reaalselt plahvatasid. Ja mitte nagu reaalselt, vaid nagu piltlikus mõttes plahvatasid. Ja siis mul pole kunagi midagi nii populaarseks saanud kui need videod. Need lihtsalt andsid mulle seal tuule tiibadesse ja nüüd siin me oleme. 24 000 subscribe'i 7 kuuga. Mulle meeldib mõelda seda, et aasta algul ma olen põhimõtteliselt ei keegi. Mitte, et ma nüüd väga keegi oleks, aga no see ei ole otseselt oluline. Influencer olen jah, türa säh sulle. Ja no see on see, mida ma kunagi väga videotes ei näita, oma nagu tõeline emotsioon. Asi on selles, et ma reaalselt nagu väga tänulik kõige selle toetusest kogu see aasta. Ma saan öelda, et YouTube on põhimõtteliselt mu elu muutnud, heas mõttes siiski. Mul on nii palju võimalusi tekkinud ja ma olen nii palju asju teinud. Kõik need kohad, kus ma olen käinud, kus ma muidu ei oleks sattunud, kõik need inimesed, kellega ma olen tutvunud, keda ma muidu poleks kohanud ja see kõik on tehniliselt tänu teile. Ma olen küll see, kes teeb neid videoid ja laeb neid YouTube'i, aga teie olete need, kes toovad neile tähelepanu. Nagu selles mõttes ei oleks teid, ei oleks ka mind. Nii et tõesti, aitäh teile. 2018 oli fucking hämmastav ja mul on nii suur rõõm öelda, et ilmselt 2019 tuleb sama hea, võib-olla isegi parem veel. Kuigi ja noh, videoideed saavad vahest otsa, aga siis pikas perspektiivis ikkagi, sest mul pea kubiseb igasugustest ideedest. See on põhimõtteliselt sama asi, mida ma ütlesin eelmise aasta algul. Mulle meeldib tagasi vaadata sellele esimesele videole, mis ma siia nii-öelda uuele kanalile uploadisin. Mul on olemas unistus, aga ma pean veel alles leidma viisi, kuidas see täide viia. Kui kõik läheb nii, nagu mul on plaanitud, siis aasta 2018 tuleb kõige parem aasta eales. Selle peale võtame. Ai jaa, ma sain vahepeal 18. Ma ütleks, et see oli päris oluline asi, mis mul siin elus vahepeal juhtus. Nii et noh, ma ei tea, nüüd official, et ma joon. Fucking pammöllu. Kiisu, miisu, mjau, tule minuga, tee mul nurr, tee mul mjau ja minu omaks saa. Näe, isegi mu särk on, et ma ei joo. Kiisu, miisu, mjau, tule minuga,